Armas Järva vald, sind tervitavad sinu 5-aastased. Laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Kuidas ennest võrsub taim akna laual päikses? Kuidas ennest võrsub taim akna laual päikses? Siia laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Paljad jalad puid põrandal, kohvi aurab liidi. Siia laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Tule ümber olla koos, igatsen ma jälle. Igatsen ma jälle, siia laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Õhtu hämar niidu peal, me kohal virmalised. Õhtu hämar niidu peal, me kohal virmalised. Siia laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Tänased muusikalised vahepalad esitavad Koeru lasteaed Päikeseratas lapsed, Koeru keskkooli ja Koeru muusikakooli õpilased ning õpetajad. Tere tulemast Järva valla 5. sünnipäeva aktusele. Me tõuseme Eesti Vabariigi hümniks. Solist Annela Tammiste. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial tea, see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka.
Pidupäevakõneks saab sõna Järva vallavolikogu esimees Rait Pihelgas. Tere, head külalised! Täna on mõnusalt ajaline päev, et ei mäleta mina oma pika poliitilise karjääri jooksul, et Türi ja Paide linnajuhid ja vallajuhid on teil külla sünnipäevaks kõik koos, et suur aitäh teile, et te tulite. Ja see näitab ka nii ühtegi teist Järvamaal, et me tõesti hoiame kokku. Head sõbrad ja head kolleegid, head endised kolleegid, head vallakodanikud. Ma alustan täna oma kõnet Lennart Meri tsitaadiga. Oma riigi eest vastutame kõik koos, igaüks eraldi. Aasta võrra vanem ja kogenum Järva vald. Vald on muutunud ja muutunud on maailm meie ümber. Selle muutuse on paljuski põhjustanud Vene riigi sõda Ukraina ja Euroopa demokraatia vastu. Selle julmuse kohta ei ole lihtsalt sõnu. Oleme püüdnud aidata igati neid, kes on sõjas kannatanud ja vajavad abi. Seda nii riigi, valla kui ka kodanikena. Kõik on andnud oma panuse. See ei ole olnud lihtne ja mõjutab kõigi eestlaste majanduslikku ja sotsiaalset heaolu, kui peame arvestama, et Ukraina rahvas võitleb meie vabaduste eest, seega peame meie toetama ja seisma nii Eesti kui ka Ukraina vabaduste eest. Keerulised ajad toovad meid tagasi meie põhiväärtuste juurde. Leian ise ennast mõtlemast, kuhu me tormame, mida me soovime saavutada. Kas selle kõige juures suudame väärtustada seda, mis meil on juba olemas? Kui aus olla, siis ei. Kui vaatame enda koduvalda, siis viimase 5 aastaga on toimunud suured arengud. Oleme renoveerinud pea kõik koolimajad, ehitunud üürimaja, viisime ellu esialgse haridusreformi, uuendame tänavavalgustust, aga ihaleme veel suuremate arengute järele. Samas on see õige, et sihid peavad olema kõrged, aga peame oskama väärtustada seda, mida oleme loonud. Sealjuures peame arvestama uue olukorraga ja mõtisklema tuleviku üle. Alustatud projektid peame viima lõpuni ja samas peame olema valmis suuremateks kriisideks. Peame oma valla tugevuseks tugevaid kogukondi ja nende vahelisi koostöid. See on ka võti ja edu, et me suudame koos läbida kõik kriisid. Peame tunnistama, et esimese valimisperioodi kasvuraskused on ületatud ja kõikidel poliitilistel jõududel oli võimalus kanda vallavalitsuse ja volikogu vastutust. Oli palju erimeelsusi, kuid täna tahan kõiki volikogu liikmeid kiita selle koosseisu konstruktiivse töö eest. Usun, et kõik, kes on kandnud vallavalitsuse vastutust, saavad aru, et kõrval seistes ja vaadates tundus kõik palju lihtsam, kui nad tegelikult reaalselt olid. Lisaks Eesti vanarahva tarkus peab ka paika. 2 kõva kivi head jahu ei jahvata. Maaelu jätkusuutlikkuse tagavad aktiivsed inimesed ja meie ettevõtjad. Järvamaa parimateks ettevõtjateks on valitud meie vallas tegutsevad asutused. Imaveres asub parim väikeettevõtte Finebol, kes rajab uuenduslikku puidurafineerimistehast. Nad on tulevikku vaatavad ja kindlasti väga suure potentsiaaliga ning vallana peaksime seda potentsiaali ära kasutama. Meie maakonna edendaja on Urmas Johanson, kes rajas Tikupoisi tankla restorani, mis on kuulsaks saanud üle maa. Siinkohal pean paslikuks ära mainida Jüri Elramit, kes omal ajal lõi sellise võimalus Imavere piirkonda ning mõtles tuleviku perspektiivides. Aasta kultuuriedendaja on Esna galerii. Lisaks neile tunnustati meie valla ettevõtlikke talusi Rebase talu ja Mäeotsa hobitalu. Esil tõsteti ka suurettevõtteid Koeru Natural
ja mikroettevõtet OÜ Raki. Rõõm on tõdeda, et Järva vallavalitsus oli esitatud üles Järvamaa edendaja kategooriasse selle eest, et hoolib oma ettevõtluskeskkonnast. Ma usun, see näitab nii mõndagi ja näitab ka seda, et maal elu on võimalik ja me peame selleks tegema, et need ettevõtted kasvaks, areneks ja looks meile töökohti ja väärtust. Lisaks sellele, kui vaatame Paide rallit, siis rõõm on tõdeda, tegelikult 70% sellest rallist toimus ju meie koduvalla teedel. Ja 2 meest, kes seda ellu viisid, olid Priit Seire ja Alar Lunts. Või vaatame tänast valla teenetemärgi saajat Kalju Kertsmikku. Ei oleks ju keegi uskunud 25 aastat tagasi, et selline väike Šveitsi kuurort on meie väiksel Järvamaal. Seda pilku ja visiooni kaugele. Lõpetuseks tahaks tänada tegelikult kõiki vallas töötanud ja töötavaid inimesi, meie külaseltse, spordiklubisi ja ettevõtjaid. Kui ma täna hommikul esimese sünnipäeva pidukõne pidasin Aravate keskkooli juures, siis sageli see päev möödub nii, et koosolekute vahel sa mõtled selle ajal, et kuidas see vald sündis. Ja ma tahaks tänada tegelikult Karinit, Tiinat, kes on esimesest päevast saati selle valla ülesehitamise juures olnud. Tiina, kes on kandnud läbi 5 aasta valitsuse vastutust, samuti osakonnajuhte Katret, kes on sellest ajast saati neid osakondi juhtinud, sotsiaalosakonda. See töö oli meeltult suur. Ja täna on rõõm tõdeda selle üle, et see, et meil omavalitsus kenasti toimib, on justkui nii igapäevane ja tavaline. Aga kui te meenutate 5 aasta taguseid aegu, siis see tegelikult oli ikka üks suur segapudru kapsad, see 7 omavalitsuseks ühte õmmelda. Ja see tööd tegid inimesed. Ja mul on rõõm, et meil on veel palju sellest esimesest päevast saati toimetajaid. Ja mul on hea meel, et meil on noored mehed nagu Toomas, kes usuvad sellesse omavalitsusse ja annavad oma näo ja viivad meie ideid ja mõtteid ellu. Suur aitäh teile ja ilusat pidupäeva meile kõigile! Juhan Trump õhtu. Kiira-Mari Sirila flöödil õpetaja Kerstin Laanemets. Klaveril Liana Kullassepp. Pidupäevakõneks saab sõna Järva valla vallavanem Toomas Tammik.
Hea vallarahvas, head külalised. 5 aastat on läinud kui linnutiivul. Ühtepidi on hirmutav, kui aeg niimoodi lendab, sest mõtteid, mida ellu viia, on palju. Aga kiire ajakulg loob heas mõttes tööalase pinge, hoidmaks head rütmi, et jõuda oma vallaga üha kaugemale. 5 aastat on olnud edukad ning julgen öelda, et Järva vald on eeskujuks paljudele omavalitsustele. Isiklikult valmistab head meelt, et inimesed igal tasandil on ühiselt pingutanud, et uus vald edukalt käima lükata. Järva vald on 5 aastaga teinud palju. Mu hea kolleeg ütleb, et tal on hea, aga lühikene mälu. Seepärast võtsin 5 aasta meenutamiseks appi Järva valla lehe, mida tänaseks on ilmunud 98 numbrit. Sealt saab lugeda, et uue näo sai Koeru tervisekeskus ja uutesse ruumidesse kolisid Järva-Jaani ja Aravete tervisekeskused. Uude majja kolis Peetri kool, renoveeritud sai koolimajad Imaveres, Koigis, Koerus ja Amblas. Albu koolis ei pea enam puid tuppa tassima, sest mõisahäärberis on nüüdisaegne küttesüsteem. Pika protsessi tulemusena kiitis vallavolikogu selle aasta märtsis heaks muudatused haridusmaastikul ja mis teeb eriliselt head meelt. Õpilaste arv Järva vallas kasvas sel õppeaastal võrreldes eelmisega 46 õpilase võrra. 5 aasta sisse mahub ka Järva valla raamatukogu, Põhja-Järva kultuurikeskuse, Järva valla noorsootöökeskuse ja Järva valla spordikeskuse loomine. Ühtsete asutuste loomine on nende õigustanud, mistõttu julgeme ka tulevikus sarnaseid samme teha. Imavere kerkis 18 korteriga üürimaja, esimene omataoline taas iseseisvunud Eestis. Lõpusirgel on selle aasta suurim investeering, tänavavalgustusprojekt, millest võidavad kõik Järva valla inimesed. Oleme ehitanud kergliiklusteid, suuremaid ja väiksemaid mänguväljakuid lastele ja panustanud järvede arendamisse, et pakkuda ikka meie elanikele veelgi paremaid puhkevõimalusi. Muidugi tahame, et nii mõnigi asi saaks kiiremini tehtud, kuid elame vallana nii, nagu elab keskmine Eesti pere. Oma eelarve üle tuleb mõelda ja kaaluda, sest vajadusi on alati rohkem, kui rahakott võimaldab. Järva valla suurimaks tugevuseks on inimesed, kes panustavad valla tegemistesse. Meil on tegus noortevolikogu, eakate ümarlaud ja külaseltsid. Hea meel on, et üle valla on tekkinud aktiivsed kogukonnad, kes on heaks koostööpartneriks vallale. Meie tugevus on 495-aastases Järva Madise külas, 45-aastases Albu rahvateatris, 20-aastases Järva-Jaani vabatahtlike päästekomandos ja Ukraina inimestes, keda sel aastal avasüli vastu võtsime. Võrgustikupõhist omavalitsust võib võrrelda kui lapitekiga, kus iga piirkond on eripärane ja ainulaadne, kuid moodustab samas ühtse terviku. Varasemast kestavad näiteks Imavere piimapäev, Koigi moosifestival, Kalju Lepiku luulevõistlus Koerus, Järva-Jaani tänavafestival. Valla kultuuri- ja spordiinimesed on alates ühtse valla tekkest algatanud aga uusi ülevallalisi sündmusi, nagu kirikute päevad, kirjanduse pidunädal, muuseumitee, Järva valla järvede jooksud, võrkpalliseeriavõistlused, mis mängivad ühtse valla loomisel olulist rolli. See kõik suurendab meie inimeste omavahelist läbikäimist. Täna on siia saali kutsutud ka meie endised kolleegid, kes on 5 aasta sees valla ellu märkimisväärselt panustanud. Aitäh selle eest! Oluline on see, et kontakt nende inimestega säilib, sest aeg-ajalt on hea vanade kolleegidega vallaelu üle arutleda ja nii mõnelegi probleemile lahendus leida. Kritiseerijaid on alati, kuid head meelt teeb see, et suures pildis valitseb vallas üksmeel. Need institutsioonid, mis peavad toimima, toimivad ühtsena,
Siinkohal on asjakohane tänada nii allasutusi, kes mõtlevad ühes meiega, kuidas elu vallas paremaks teha, kui ka volikogu, mis toimib kui üks meeskond. Diskussioone meil on, kuid needki viivad edasi. Soov on, et selline meelsus säiliks. Eestis on näiteid, kus üksmeele puudumine seab arengud ohtu. Suurimaks kannatajaks pole siis mõni volikogu liige, vaid kogu vald ja valla elanikkond. Mida toovad järgmised aastad? Tuulepargid, Kodutare tüüpi majad kõigisse piirkondadesse, eramute ehituse hoogustumine. Tendents on, et tagasi maale pöörduvad nii need, kes on siit kunagi läinud, kui ka need, kelle juured ei pärine sellest piirkonnast, kuid nad peavad Järva valda heaks elukohaks. Et toetada veelgi enam nende inimeste tulemist meie valda, jätkame kruntide projektiga. Tänaseks oleme leidnud sobilikud krundid Järva-Jaanis, kuid eesmärk on laieneda üle kogu valla. Viimasel ajal räägitakse sellest, et raha on vähe ja raske on. Pole mõtet mõelda raskustele, kõik ajad elatakse üle. Pigem toimetame selles vaimus, mida teha saame ja vaatame tulevikku. Olen uhke, et saan olla sellise valla vallavanem. Meie meeskonna ülesanne on tagada see, et ka iga meie elanik saaks tunda uhkust, et elab Järva vallas. Palju õnne, Järva vald! Gerson Kingsley, Popcorn Song, Christopher Korbuljov ksülofonil, õpetaja Marko Sirila, klaveril Risto Iljas.
Suur rõõm on täna tunnustada Järva vallas elavaid ja siin tegutsevaid ettevõtlikke ja aktiivseid inimesi. Järva valla vapimärgi, teenetemärgid ja ettevõtlusauhinnad annab üle Järva vallavolikogu esimees Rait Pihelgas ja vallasekretäri abi Jaanika Aava. Järva valla vapimärk on Järva valla autasu, mis antakse füüsilisele isikule kõrgeima auavaldusena Järva vallale osutatud erakordselt väljapaistvate teenete eest. Vapimärgi kavaleri nimi kantakse Järva valla auraamatusse. Järva valla vapimärk number 2 on välja antud Järva vallavolikogu 29.09.2022 otsusega number 64. Pikaajalise tegevuse eest kohalikus omavalitsuses Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse rajamise ja arendamise ning vallavogukonna arendamisse panustamise eest. Järva valla vapimärgi saab Kalju Kertsmik. Kalju Kertsmik on kauaaegne omavalitsustegelane. Kalju elutöö on olnud Valgehobusemäe arendamine. Alates keskuse ideest kuni tänaseni on ta olnud südame, mõtete ja tegevusega selle juures. Kui poleks olnud Kalju Kertsmiku oma hullumeelse ideega, eesmärgistatud ja sihipärase tegevusega, poleks meil täna Järva vallas kõige enam külastatavat turismi- ja spordikeskust. Kalju idee oli ka Vargamäele suveetenduse toomine, mis tõi tuntust Vargamäele ja külastatavuse kasvu sellesse paika. Kalju Kertsmik on kaasa löönud nii maakondlikus kui ka üle-eestilises arendustegevuses läbi Järvamaa omavalitsuste liidu ning üleriigiliste omavalitsusühenduste. Kaljut tunnustati aastal 2001 Valgetähe medaliklassi teenetemärgi ja Järvamaa teenetemärgiga. Aastal 2006 Valgetähe 4. klassi teenetemärgi ja aastal 2008 Järvamaa vapimärgiga. Aastal 2022 pälvis Kalju Kertsmik Eesti Olümpiakomitee teenetemärgi. Järva valla vapimärgi kavaler Kalju Kertsmik. Samas tahaks tänada ka ikkagi tuulaka ajalukku neid 10 aigu inimesi, kes on olnud abiks nende erinevate projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ja muidugi viimastel aastatel Valgehobusemäe meeskonda, kes oma ideede ja ettepanekutega on olnud mulle toeks, et keskus on iga aasta väikese sammu edasi astunud. Aitäh! Järva valla teenetemärk on Järva valla autasu, mis antakse austusavaldusena füüsilisele isikule silmapaistva saavutuse või valla huvides tegutsemise eest. Teenetemärgi kavaleri nimi kantakse Järva valla auraamatusse. Järva valla teenetemärk number 6 on välja antud Järva vallavolikogu 29.09.2022 otsusega number 65. Pikaajalise tööalase ja ühiskondliku tegevuse ning tulemusliku panustamise eest Järva valla terviseedendusse ja spordivaldkonna arengusse. Järva valla teenetemärgi saab Toomas Aan. Toomas Aan lõpetas Koeru keskkooli 1980. aastal, omandas Tartu Ülikoolis õpetajaameti ja siirdus peagi kodukooli tagasi.
30 aasta jooksul on Toomas olnud justkui jäämäe veealune osa. Teda ei teata, teda ei nähta, aga ta on osake noorte meistriks saamisel. Ta kasutab õigeid nippe noorte kehaliste võimete arendamiseks ja sütitab noortes tahtmise teha trenni. Toomas on Koeru keskkooli aastaõpetaja 2005 ja 2013. Järva valla teenetemärgi kavaler Toomas Aan. Järva valla teenetemärk number 7 on välja antud Järva vallavolikogu 29.09.2022 otsusega number 65. Pikaajalise tegevuse eest Koeru haridus- ja kultuuriseltsi juhina, ajaloo ja kultuuripärandi kandmise ning vallakogukonna arendamise eest. Järva valla teenetemärgi saab Ülle Jääger. Ülle Jääger on Koeru kogukonna tegemistesse panustanud aastakümneid. Ta on mitmete toredate uute tavade algataja ja hoidja. Ta on olnud enam kui 200 aastat mitmete rahvatantsurühmade juhendaja. Ülle on suur kogukonna ajaloo ja pärandikandja. Ta on tõeline sädeinimene, kellel leidub alati kirkaid ideid, kes ei karda riskida ja annab oma isiksusega Koeru kogukonnale, Järva vallale tõelist vürtsi. Järva valla teenetemärgi kavaler Ülle Jääger. Oskar Merikantov valss, Kaisa-Lotta Kronkvist flöödil, õpetaja Kerstin Laanemets, klaveril Risto Iljas.
Helena-Mariana Reinmann, Õnneseen. Rahvatantsurühm Väike Varvas, juhendaja Kerli Sirila. Kas te teate, olen küll üks õnneseen ma. Ah, et miks või kohe selgeks teen ma. Oma ema ükski lill ei ole näinud. Üle niidu käsikäes nad pole käinud. Üle niidu käsikäes nad pole käinud. Pilvelapsed ei saa ema kallistada. Tuul neid pillub iga ühte oma raada. Tuul neid pillub iga ühte oma raada. Aga mina tunnen nagu pehmed pilvi. Enda ümber ema käsi näen ta silmi. Enda ümber ema käsi näen ta silmi. Niidule ja metsa, trammile ja linna. Käsi tema peos ma alati võin minna. Käsi tema peos ma alati võin minna. Kui vaid soovin oma emmele teen paima, sellepärast olengi üks õnneseen ma. Järva valla ettevõtlusauhind antakse ettevõtjale või ettevõttele, kelle tegevus on jätnud olulise jälje valla kogukonna ellu ja mõjutanud positiivselt piirkonna arengut. Järva valla ettevõtlusauhind on välja antud Järva vallavolikogu 29.09.2022 otsusega number 66. Järva valla ettevõtlusauhinna saab Arctic Finland House OÜ. Arctic Finland House OÜ on tööandjaks Järva valla piirkonnas ja maakonnas töötavatele inimestele. Nende toodetud puidust aiamajad, grillkojad, torusaunad ja kämpingumajad on nõutud nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks enda ettevõtte arendamisele on firma abiks erinevatele kogukonna algatustele piirkonnas. Arctic Finland House OÜ. Järva valla ettevõtlusauhinna saab Hunting Group OÜ Jäägri villa. Hunting Group OÜ Jäägri villa on oma tegevusega panustanud Järva valla ning maakonna turismivaldkonna arendamisesse ja mõjutanud positiivselt piirkonna arengut, piirkonna looduskeskkonna tutvustamine külalistele ja vaba aja sisustamine, kasutades piirkonna looduskaunist potentsiaali ja sportimisvõimaluse. Lisaks enda ettevõtte arendamisele on abiks erinevatele kogukonna algatustele piirkonnas, Kaalepis, Albus, Vargamäe kandis. Hunting Group OÜ Jäägri villa. Tahtsin oma naist tänada ilma kelleta. Anu Röömel Sügis laulab Sofia-Lisel Flink
õpetaja Liana Kullassepp. Järva valla tänukiri on Järva valla autasu, mis antakse üksikisikule, juriidilisele isikule, isikute grupile või kollektiivile vallapoolse tänuavaldusena. Järva valla tänukirjad annavad üle Järva valla vallavanem Toomas Tammik ja Järva valla abivallavanem Tiina Oraste. Pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Karinu, Ramma ja Metsla kogukondade tegevuste eestvedamisel ning Järva maanaiste ühenduse juhtimisel saab Järva valla tänukirja Aime Kallandi. Pühendunud töö eest Järva valla sotsiaalhoolekande süsteemi kujundamisel ja ülesehitamisel saab Järva valla tänukirja Katre Mägi. Pühendunud töö eest Järva vallavalitsuse ja volikogu õigusaktide koostamisel ning Järva valla ametiasutuse töökorralduse kujundamisel saab Järva valla tänukirja Karin Tõnisson-Alev. Sihtasutus Eesti Piimandusmuuseum eduka juhtimise, uute projektide algatamise ja muuseumide projekti vedamise eest saab Järva valla tänukirja Anneli Siimussaar.
pikaajalise ja südamega tehtud töö eest sihtasutus Anton Hansen Tammsaare muuseum Vargamäel nõukogu esimehena saab Järva valla tänukirja Valdur Krasavin. Pikaajalise ja pühendunud töö eest Järva-Jaani gümnaasiumi ja lasteaia söökla juhtimisel ning toidukultuuri edendamisel saab Järva valla tänukirja Ülle Roos. Anneli, Valdur ja Ülle viibivad eemal. Nad tänavad südamest tunnustuse eest. Järva valla sünnipäeva tähistamisega alustati varakult. Kevadel kuulutati välja fotokonkurss 5 ilusat hetke Järva vallas. Konkursile laekus 150 tööd. Tänaseks on žürii koosseisus fotograaf Ingmar Muusikus, Järva valla vallavanem Toomas Tammik ning hobifotograaf ja Koeru kultuurimaja direktor Eeva Linno välja valinud parimad. Võidutöödest on tehtud näitus, millega on võimalik tutvuda kuni 17. novembrini Koeru kultuurimajas. Palume fotokonkurssi võidutööde autorid ette tulla. Ireen Trummer, Maarja Freibach, Eeka Rõmmelgas, Nadesta Maran, Taiga Laur, Kalvi Kirspuu, Anna-Pia Aedmaa, ja Sirle Eelmaa. Järva valda on õnnitlema tulnud naaberomavalitsused. Paide linnapea Eimar Veldre. Tegelikult oleme kahekesi siin, et volikogu esimees Tarmo Alt on ka. Ei ole nii, ei ole. Nii tähtsale sündmusele peab ikka tulema täieliku esindusega. Palju õnne, 5 aastat. Inimese elus 5 aastat, see on lasteaia lõpp hakkab paistma. Aga kui lippu vaadata ja mõelda, et 5 aastat hunti, siis juba on tegemist kellegiga, kes tunneb oma valdusi väga hästi. Ja kui mõelda siin vallajuhtide kõnedele, siis on siin valdused paigas. Areng toimub ja Paidel maakonna keskusena on väga hea tunne ja kindlus, et meil on nii tugev ja arenev naaber. Ja mis veel selle juures oluline naaber, kellega me saame ühist asja ajada. Sest mis meil on ühist, meil on ühine siin see Kesk-Eesti elu Järvamaa. Ja Järva vallaga on seda koostööd lust teha, sest nägemused kattuvad ja tublid vallajuhid on. Palju õnne veel kord ja ees oleva 5 aasta terviseks jätku. Omalt poolt tahaks lisada meie kallitele naabritele. Kuulasin siin nende 5 aasta tegutsemishoogu ja siis mõtlesin selle meie 730 aasta peal. Vist ei ole jõudnud nii palju teha, aga ei ole hullu midagi.
me proovime äkki siis selle järgmise 5 aastat korra teile järgi jõuda kuidagi ja täpselt kui tõsise jutu juurde tulla, siis ega midagi, Paide linnal on pagana kõva tagala. Tõesti on hea meel nii heade naabrite üle ja palju õnne Järvavalla rahvale olge sama tugevad just koos edasi. Elage nii hästi, et me selle Paides ikka kadestaks ka teine edasi küll. Ja eks siis 10. juubelil juba näeme, siis vahet on jälle mulje. Türi valla vallavanem Ele Enn. Eeskõnelejad on öelnud juba väga palju ilusaid sõnu. Aga enda poolt veel, sõpru peab olema. Meeskonda peab olema. Ilma meeskonnata ei tee mitte midagi. Nii nagu siin ütles nii Toomas kui ka Rait, et meeskond on oluline, meeskond on ehitanud seda valda 5 aastat. Väikestest tükkidest kokku pandud suur asi, nagu pusle. Ma arvan, et ka maakond on täpselt samasugune pusle, ainult 3 tükiga. Ja et see kokku kõlaks, selleks on ikka tööd vaja. Teate, sellel 3 tükil on väga palju nurkasid. Eks me oleme neid siin aasta jooksul, just nimelt aasta, sellepärast, et uusi liikmeid, nii nagu Rait ütles, et sünnipäevadel pole käidud, ma arvan, et nüüd ikka käiakse, sest maakond on ju üks, me kõik oleme 5. Nii et palju õnne, Järva vald, tähistame kõik koos. Bob Charleton Tšada, Ladislav Odinets tromboonil, õpetaja Teet Tiffan, klaveril Risto Iljas. Imre Sooäär
Soovide puu, laulab Annela Tammiste, klaveril Risto Iljas. Karu ja pall, minu sokid ja sai, minu sammud ja teed, silmist valatud veed, minu väikesed käed, minu päike ja päev, minu unistus suur, kõik, mis tuleb, on uus. Minu vennad ja õed, minu tavad ja tõed, minu soovide puu, kuhu kadus mu kuu, minu taat ja mu memm, sinu rula ja pemm, minu elatud lood ja mu peidetud pool. Soovide puu, minu päike, mu kuu, hoia hellalt must kinni, meile kuulub see päev. Minu kodune leib, minu sõbrad ja veid, minu sõnad, mu keed, meie isade teed, minu päev, minu öö, minu mustrid ja vöö, minu tujukas meel, ainult sina, kes veel. Minu laul, minu leib, minu kastene heim, minu maa, minu muld ja mu leidmata kuld, minu valu, mu salm, minu suvi ja talv, minu õnn ja mu rõõm ja nii tulede lõõm. Soovide puu, minu päike, mu kuu, hoia hellalt must kinni, meile kuulub see päev. Soovide puu, minu päike, mu kuu, hoia kindlalt must kinni, meile kuulub see päev. Minu lootus, mu rajad, mis sees, minu saatus, mu valitud tee, minu elu mahise su ees, sinu silmad ees. Minu soovide puu, minu päike, mu kuu, hoia hellalt must kinni, meile kuulub see päev. Minu soovide puu, minu päike, mu kuu, hoia kindlalt must kinni, meile kuulub see päev, meile kuulub see päev. Minu maa, minu keel, minu süda mu sees, minu kodu, mu töö, ahjus hõõguvad söed, minu käsi su peos, sinu sõna, mis seob, hoia kinni, sa näed, meile kuulub see päev. Minu käsi su peos, sinu sõna, mis seob, hoia kinni, sa näed, meile kuulub see päev, see päev. Palju õnne tänastele tunnustuse saajatele. Palju õnne, Järva vald. Lugupeetud külalised, sünnipäeva tähistamine jätkub Lepiku klassis. Olete kõik palutud tervituspokaalile. Aitäh!